väga hästi, et rada oli pikem ja alguses kergem, aga pärast läks päris raskeks. Aga suutsime ilusti ühel ringil püüsida, peaaegu saime kõigile ringi sisse tehtud, aga saarlastega jäime ühele ringile, nii et täna oli seis täiesti võrdne alguseks. Enne sõitu käisime raja jalgsi läbi ja vaatasime, kui sügavad augud on potentsiaalselt ja kus puu tagant veel läbi pääseks. Aga ega lõpuni ei tea, see on ainult sõidu alguse hetkeks on see info olemas, et rada muutub sõidu käigus päris palju. Seal taga turba peal oli päris mitu kohta, kus vaatasid, et ei ole hullu midagi, tegelikkuses paari ringiga läks päris sügavaks ja hakkasime kinni jääma. Siis tuli kogu aeg uusi kohti otsida, kus nagu mööda saab, aga palju neid ei olnud, et mõne koha peal sai leiutada ja mõne koha peal saanud. Kui vähegi sai kavaldada, et kuskilt augu serva pealt viraažiga hooga läbi hüpata, et kinni jääks, et see oli põhivõidu kohta. Aga rada oli päris keeruline, et ega siin väga leiutada ei saanud. Et päris palju pidi vintsima ja kui juba vintsima hakkasid, siis pidi selle hästi kiirelt ära tegema, et vintsmäänil peavad kiired jalad olema ja ongi hästi. Lollusid tohi teha. Me ennem üritame ikka kokku leppida, et kuhu puu ja kuhu poole minna ja Tarvo ütleb mulle ette enam-vähem, kuhu poole minna ja kus pidi auto viltu on. Aga täna oli kindlasti raskem ja pikemad vintsimised, et oli rohkem jooksmist kõvasti. Täna oli üllatavalt tihe, et 4 autot jäime kõik ühele ringile, et tavaliselt tekib ikka ringidega vahed, aga kuigi ring oli suht lühike, aga ikkagi ühel ringil jäime, see oli päris tihe konkurents oli täna. Reedel ajasõiduga õnnestus esimeseks sõita ja laupäeva hommikul startisime esimesena. Kahjuks vajusime ühest kännust alla ja eelmise aasta mudaauka pidime vintsima ja siis sõitis oma 5 autot mööda ja siis hakkasime tagant vaikselt tulema. Rada oli pigem ütleme, et tehniline, et sa pidid ikkagi, kraavid olid nii järsud, et vahepeal kaugelt vintsida ei saanud, et pidid ikkagi otse sealt kraavi servast puust tõmbama nina üles, et üleüldse üles saada tervena. Lihtne ei olnud, aga lõpuks tuli nagu siuke off-road võistlus ka, et eelmised 2 sõitu võistlust olid siuksed nagu ralli off-road pigem. Täna tehti rada lühemaks, aga kas ta sellest ka kergemaks teha? Jaa, kindlasti selles suhtes, et vintsi kohti alguses ju sõitsime esimesed 3-4 ringi sõitsime puhtalt läbi ja siis hakkasid vaikselt tekkima siuksed vintsikohad ja siis tekkisid troppid ja sellest kahjuks nagu see võidusõit ka sinna ta jäi, sellepärast et keegi nagu vintsimisel vintsisid ära ja siis sõitsid vaikselt oma ringi ära ja siis läksid jälle sinna järjekorda tagasi, et nii ta paraku oli. Eile asjad olid vähe lihtsamalt, ei pidanud võib-olla nii palju rada valima. Lihtsalt sõidad ja vaatad, kus läbi saab ja ühe korra pidi iga ringi ajal vintsima aga muidu oli kõik sõidetav, lihtsalt pidi kogu aeg otsima teed, kuhu sa sõidad ja vaatad ja lähed ja kus kõige parem on. Vale otsus võis valesti palju maksma minna. Tänane rada ikka oli põhimõtteliselt, mitte sa rada ei sõitnud otse läbi, vaid sa sõitsidki seda sinka-vonka, et otsidki kohta, kus saada, aga kuna ATV on hästi väike, siis ta igal poolt puude vahelt, kus saad nagu läbi minna. Põhimõtteliselt vaatasin ainult ära selle stardi esimese 200 meetrit ja rohkem lihtsalt vaikselt läksid ja vaatasid, kus nagu loogilisem on, et tagurdada sai vast, ma arvan, 10-15 korda esimese ringi ajal, aga ega see rada lõpuni meelde niikuinii ei jäänud, iga kord läksid kuskilt midagi teistmoodi. Elu on näidanud seda, et ega ükskõik kui palju sa jukerdad, siis lihtsamalt see vints välja panna ja kõige lühemat maad alati tõmbama hakata ja nii ta ongi.